Tervist! Kas võib vaikselt alustada? On mind kuulda? Ja. On, väga hea. Seega inimesi siin vist vaikselt veel lisandub. Kas Tiiu on ka siin või kuidas teil tavaliselt on? Et kas teil on mingi ametlik sissejuhatus või võin ma enam-vähem lihtsalt otsa lahti teha? No, kui keegi vastu ei ole, siis võib-olla hakkaks lihtsalt pihta. Nii. Ma siis jagan teiega oma ekraani. On seda näha? Nii. Aga see võiks tegelikult olla pisut suurem. Kas ma saan panna kogu ekraan? Nii, kas te nüüd näete kogu minu ekraani ulatuses? Või ei? Ei näe. Ei näe? Ahah. Aga nüüd? Nüüd näeme. Ja kas nüüd näete suuremalt? Jah. Väga hea. Kui teile sobib, siis ma jääks selle formaadi juurde. Nii. Ja mina olen siis Mart Kuhi. Ja kui kusagil midagi ei tööta või midagi on kahtlaselt, siis kohe öelge, et ma seda Microsoft Teamsi pole väga palju kasutanud, et ma olen tavaliselt seal Google Meetis rohkem, et võib-olla siin on kusagil mingi väike nüanss, millega ma ei oska arvestada lihtsalt. Ehk siis loodan, et kutsute kohe välja ja saame selle asja korda. Aga kui praegu kõik kenasti näevad seda esimest lehte, siis ma arvan, et me võime vaikselt pihta hakata. Ja see töötoa kava siis oleks selline, et ma natukene räägiks siis endast, tutvustaks siis pisut sellest, kuidas mina tehisaruni jõudsin, kuidas kirjutada head sisendit ja kuidas luua siis õppematerjale ja natukene ka sellest siis, et millised on need tehisaru piirangud ja kuidas neist mööda minna. Ja sellel on ka praktiline osa, aga eks me siis vaatame, kuidas meil ajaga saab, et praktiline osa võib olla siis ka absoluutselt teil endal, et kui leiate, et see, mis ma siin täna räägin, on kasulik, siis kõik pärast seda ongi tegelikult ju praktika. Nii, aga mina ise siis olen saanud oma kõrghariduse Tallinna Ülikoolis, õppisin seal Eesti filoloogiat ja kirjandusteadust ja õpetan Tallinna Saksa Gümnaasiumis eesti keelt ja kirjandust. Ja olen kunagi töötanud ka PÖFFis, täpsemalt siis seal Just filmis, mis on selline noorte ja laste filmifestival.
ja alates 2020. aastast olen ka tegelenud aktiivselt digiturundusega ja olen ka romaani Vihmakass autor. Võib-olla keegi on kunagi sellist pealkirja kohanud. Ja miks ma siin räägin sellest? Loomulikult ikka sellepärast, et see on ka toonud mind tehisarule lähemale, et mõlemad viimased punktid siis on ka põhjus, miks ma olen seal tehisarus nagu üsna palju toimetanud. Ja kui ma siis, tegelikult kogu see töötuba on siis rajatud ennekõike minu enda isiklikule kogemusele, et ma kindlasti ei pea ennast nüüd mingisuguseks tehisaru spetsialistiks või professionaaliks, vaid pigem ma jagangi siis teiega, et milline on minu kogemus olnud ja et kas siis sellest kogemusest võiks teile abi olla. Ja kui see ChatGPT mingil hetkel siis nüüd juba 2 aastat tagasi tuli, siis esimene reaktsioon oli selline, et ta oli nagu uus ja põnev mänguasi, et kuna ma siin enne ütlesin, et ma olen tegelenud turundusega ja siis ma näiteks olin Facebooki gruppides ka, kus oli selline turundusalane arutelu kogu aeg käimas, siis seal hästi varakult inimesed ütlesid, et no nii, et vaat nüüd on mingi selline asi tehtud ja mis seal siis kõik on võimalik teha. Et esimesed katsetused olid enam-vähem sellised, et oled sa päriselt tehisaru ja kas sul on plaan siis maailm üle võtta. Mille peale ta loomulikult ütles, et maailma ta üle võtta ei kavatse. Aga siis tuli välja, et tegelikult see ChatGPT on väga hea tekstilooja, et ta võib kirjutada väga palju ja küllaltki head teksti ja sa saad seal ise muuta, et kas see tekst peaks olema näiteks siis selline argikeeles või väga ametlikus keeles. Üks esimesi katsetusi oli ka see, et kuuled, et kas sa saad kirjutada kirja näiteks nii, nagu kirjutaks seda piraat näiteks. Ja loomulikult minu kogemus oli ka see, et see tehisaru on siis suur abiline, kui on tarvis mingisuguseid probleeme lahendada. Mul oli näiteks tarvis ühest hästi mahukast Exceli failist saada kätte ja kujutada infot, et see oli põhimõtteliselt üks väga suur müügiraport. Ja siis ma enam-vähem kirjutasingi sellele ChatGPT-le, et vot mul on nüüd selline ülesanne ja selline probleem ja minu enda oskus kahjuks Exceliga oli siis küllaltki tagasihoidlik, et ma oskasin ruute teha erinevat värvi ja võib-olla mõnda lihtsamat valemit ka, aga pivot-tabelist ma polnud mitte midagi kuulnud. Ja siis tehisaru kogu aeg andis sellist samm-sammult infot, et vot mine nüüd siia ja ava see asi ja selline tunne, nagu sul oleks kogu aeg selline isiklik abiline, kes siis alati on valmis sinu rumalatele küsimustele vastama. Ja loomulikult siis õpetajana ma avastasin, et tehisaru on väga hea abiline, kui on tarvis tunde ette valmistada, et igasugused tunnikirjeldused ja just selline, et sa annad talle mingi sellise nagu mustandi ja siis ta teeb sellest sellise enam-vähem korraliku asja. Ja siis tuli ka loomulikult selline kerge paanika, et korraks ja see paanika natukene kandus ka üle meie ajakirjandusse, et inimesed hakkasid muretsema, et äkki see tehisaru on nii võimas, et vahetab meid varsti kõiki välja. Ja õpilastega me ka rääkisime sellest ja siis ma ütleks, et Raul Eamets, kes on siis Bigbanki peaökonomist, on sellise väga hea arvamusteksti välja andnud, et tehisaru on siis hea tööriist tarkadele ja hukatuslik rumalatele, et ei tasu seda karta,
aga tasub võib-olla karta seda, et sellega üldse mitte tuttavaks saada. Et vot, seal olen siis ka mina praegu, et mina tehisaru pigem näen ikkagi kui võimaluse, mitte takistusena. Loodan, et teie ka. Ja minu esimene pilt, siis, mis ma tehisaruga genereerisin, oligi siis olukorras, kus mul oli tarvis oma raamatule kaanepilti ja siis kirjastus saatis erinevaid variante. Aga probleem oli selles, et ükski nendest variantidest polnud nagu päris see. Ja siis ma mõtlesin, et aga äkki ma genereerin siis just sellise pildi nagu tarvis. Et sellisel juhul ju peaks nagu korras olema. Ja siin siis võitegi näha, et enam-vähem sellise tulemuseni ma välja jõudsin ja minu arust see oli täpselt see, mis vaja. Aga raamatu kirjastus siis ütles, et nemad ei kasuta tehisaru poolt loodud sisu, ei visuaalselt ega teksti oma, sest et autoriõigustega võib siis seal tekkida probleeme ja et see kõik on praegu nii uus, et seda riski ei taheta võtta. Ja see diskussioon on endiselt käimas, kuidas need piltide genereerimisel, et mis siis läheb autoriõiguse alla, mis mitte. Seal muidugi võib veel palju asju muutuda. Ja teine kord, kui ma hakkasin, siis võtsin selle pildi genereerimise tõsisemalt ette, oli siis, kui ChatGPT-l tuli see lisa, see DALL-E pildigeneraator ning seal mul siis tekkis selline mõte, et tegelikult sellega saaks ju luua väga ägedaid õppevahendeid. Ja ma siis planeerisingi sellise töötoa õpilastega, et õpilased peavad valima Eesti rahvapärimusest mingisuguse tegelase ja tegema sellest tegelasest siis memoriinikaardi. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, siis tegelikult, kui vaadata vanu juturaamatuid, võib-olla see Kreutzwaldi Eesti rahva ennemuistsid jutud, siis seal mõni versioon on illustratsioonidega, aga kui mõelda selle peale, et kus täna õpilane liigub ja mis tüüpi sisu õpilane tarbib, siis võib-olla oleks hea, kui see sisu oleks vähemalt mingil määral digitaalne ja me ei hakka ju siis juturaamatutest ju lehekülgi välja rebima, et neid kuhugi kaartidele panna. Ja kohe näitan teile siis näidet ka sellest. Ja õpilased kohe küsisid ka seda, et kui ma nüüd ütlen näiteks tehisarule, et tee mingisugune pilt näiteks külmkingast või ahjualusest või härjapõlvlasest, et kas ja kuidas ma saan siis seda usaldada. Et tehisaru võib mulle ju pildi teha, aga kas see läheb ka kokku sellega, kuidas seda olendit või eset või asja on Eesti rahvaluules päriselt siis kirjeldatud. Ja siin tuleb jällegi see Raul Eametsa mõte hästi pilti, et tehisaruga natukene peab paika ikkagi see, et usalda, aga kontrolli. Et tasub ikkagi alati vaadata, kas see, mida sa selle tehisaruga teed, on ikka tõepärane või mitte. Ja teine punkt siis, millest me rääkisime, oli see, et kas tehisaruga pilte teha on eetiline. Et kas siis, et ka mõned õpilased olid natukene nagu kõhklevad selle tehisaruga, et kas see siis nüüd kunstnikelt võtab näiteks töö ära või siis disaineritelt või kõik, kes selliseid visuaale teevad. Ja siin kindlasti on arvamusi erinevaid, aga ma ise kaldun ka ikkagi pigem sinna, et ehk see olukord nii traagiline ei ole, et kõik on ikkagi kohanemise küsimus, sest tehnoloogia ja kõik areneb nii või naa. Ja pealegi, kui me kasutame seda tehisaru selleks, et luua siis õppevahendeid, siis ma arvan, et see on igati üllas eesmärk ja sellepärast keegi ennast halvasti tundma ei pea. Vot sellised kaardimängu kaardid. Memoriini mäng siis, et kaarte on hästi palju, nad kõik keeratakse siis nii-öelda valet pidi ja siis sa pead sealt paare otsima. Iga kumbki mängija saab korda mööda 2 kaarti ümber keerata ja kui sa juhtud saama paari, siis sa saad need kaardid endale ja võidab see, kellel on kaarte mängu lõpus kõige rohkem.
Ja siin on siis mõned näited, et iga õpilane pidi tegema ühe kaardi, tegema sellele visuaali ja siis pärast Canva keskkonnas me lisasime sellele teksti ja tegelase pealkirja. Siinkohal igaks juhuks küsiks, et kas praegu on mingeid küsimusi, kas endiselt on kõike kenasti näha? Või kõik hästi, jah? Väga kena. Nii, siis läheme edasi. Nii, et siis selline kaardimäng ja loomulikult, kui õpilased ise neid kaarte tegid, siis nad ja selleks, et siis see, mida me seal kaardi peal näeme, läheks ka kokku sellega, mis on õige, et siis me otsisimegi internetist siis usaldusväärseid allikaid, kus oli siis neid Wikitekstides oli näiteks üks rahvapärimuse selline raamat olemas. Autorid kahjuks ei mäleta praegu, aga igal juhul seal olid siis need olendid olemas ja nad pidid siis sealt sellest tekstist vaatama, et milline see olendi kirjeldus siis on ja millises keskkonnas seda olendit näha võib. Ja nüüd siis see osa, et kuidas me peaks seda sisendit ehk teksti tehisarule kirjutama, et me saaksime sellelt tehisarult sellise pildi, nagu me soovime. Ja see on nüüd jällegi lihtsalt minu kogemus, et neid lähenemisi võib olla, on ilmselt väga palju ja mõnele võib-olla toimib üks paremini kui teine. Aga mina siis, olles selline püramiidi või kolmnurga fänn, mõtlesin, et 3 sellist peamist asja peaks olema hästi lahti kirjutatud ja eraldi. Et meil on seal siis objekt, lisainfo ja visuaalne stiil. Objekti puhul me siis kirjeldame, et mis on see põhiline fookuses olev olend, ese, mis iganes, mida me seal näha soovime. Lisainfos me ütleme, mis seda objekti peaks ümbritsema, missuguses maailmas ta asub, missugused detailid seal on, mis seal taustal on. Ja visuaalne stiil siis paneb paika selle, et millised värvitoonid seal domineerivad, kas see pilt peaks olema käsitsi joonistatud või fotorealistlik või pikseldatud näiteks hoopis. Ja probleem on selles, et kui me tehisarule ei ütle seda, siis tehisaru täidab need lüngad ise ära. Ehk siis me võime öelda, et mingisugune objekt, aga see, kas ta siis tuleb joonistatud või mitte, seda tehisaru hakkab ise mõtlema ja siis võib juhtuda, et me ei saa päris seda, mida me tegelikult tahame. Ja kui nüüd minna näite juurde, siis näiteks objekt võibki olla puu. Ja kui ma nüüd ütlen puu, siis igal inimesel on ka mingisugune enda nägemus sellest, et mis on puu, et kas tegemist on äkki kasega või lehtpuuga või männiga või kuusega ja kõik need puud ju näevad selles mõttes natukene erinevad välja. Kui öelda puu, et kas me mõtleme siis sellist tugevat jämeda tüvega tamme või pigem sellist nagu kergemat kaske näiteks. No, aga siin objekt oleks siis, et tavaline ja lihtne lehtpuu, mitte väga jämeda tüvega ja natukene siis seda võra võiks olla näha. Kui me oma objektiga oleme rahul, siis võime lisada lisainfo. Et puu seisab siis jõe ääres ja me võib-olla tahaksime, et see jõgi natuke nagu lookleks, et oleks selline silmailm ka. Ja kirjeldame siis näiteks seda, et puu taga on mingisugused künkad, kus on ka natukene mingisugust haljastust ja kaugemal siis on täitsa sellised korralikud mäed. Ja et on näiteks ilus selline päikesepaisteline ilm ja taevas on ka mõned pilved. Et sellise info põhjal ta siis teab, mida siia pildile panna. Ja nüüd me saame siis panna paika selle, et mis see visuaalne stiil hakkab olema. Ja oletame näiteks, et ma otsustan, et stiil on impressionistlik. Ja ma võin siis lisaks sellele, et see on impressionistlik, lisada sinna juurde seda, et puud ümbritseb selline õrn kuma. Võib-olla ma tahan, ja ma võin siin nüüd eksida, aga impressionismis vist oli natukene seda mõtet ka, et maalitakse sellist nagu õhku,
mis jääb maalija ja kunstniku või selle maalitava objekti vahele. Võib-olla siis tahaksime, et need mäed seal taga oleksidki sellised nagu külmad ja jahedad, luues sellise võrdluse sellega, et mis meil siin ees lähedal on, kus on siis selline mõnus, päikesevüllane ja soe. Nii, ja kui me nüüd vaatame seda pilti ja mõtleme, et see on täpselt see, mis mul tarvis oli, siis on väga hästi ju. Aga võib-olla me ei ole veel päris rahul. Võib-olla me tahaksime, et see pilt oleks natuke rohkem impressionistlik. Me tahaksime nagu rõhutada seda impressionismi. Siis me võimegi tegelikult sellele pildigeneraatorile just seda kirjutada, et palun suurenda seda stiili. Ja siis me näiteks saame sellise variandi, et ma tahaksin seda impressionistlikku stiili veelgi rohkem rõhutada. Ja siin me oleme juba tegelikult jõudnud küllaltki sellisesse, kus väga reaalne kujutlusviis enam ei ole, aga jällegi kõik sõltub sellest, et mis teie eesmärk oli. Aga teinekord me võime joosta natukene nagu ummikusse sellega, et me ei saa enam nagu, me ütleme küll, et tee impressionistlikum, aga oletame, et siis tehisaru siit enam edasi hästi ei oska minna ja me jääme nagu natuke hätta. Siis teinekord võib ka öelda, ja see on ka tehisaru kasutamise puhul hästi oluline, et kui see üks tee nagu ei sobi, siis kuidas me ringiga läheme. Ja seal siis ongi see, et me saame näiteks öelda, et aga võib-olla ma tean mõnda kunstnikku, kellel on hästi isikupärane stiil ja ma tahaksin, et see pilt saakski tehtud selles stiilis. Ja nüüd siin jällegi, palun andke andeks, kui ma eksin, aga Vincent van Gogh näiteks oli ka vist impressionistlik või oli see impressionismi järgne. Võin siin eksida praegu. Maalikunstnik, aga et me tahaksime, et see oleks siis tema sellises isikupärases stiilis tehtud. Siis me võimegi täpselt niimoodi öelda, et väga kena, sest et tehisaru vastu tasub alati olla viisakas, ja kunagi ei tea, võib-olla ühel päeval tasub see ära. Ja siis, et tee nüüd see pilt siis selliseks, et nagu selle pildi autor olekski Vincent van Gogh. Ja nüüd te võib-olla panete tähele, et siia on tehisaru pannud juurde mingisuguse sellise linnamotiivi, et tehisaru teinekord võib mingisuguseid selliseid asju sinna omavoliliselt lisada. Võib-olla see sobib teile, aga kui ei sobi, siis alati saab öelda, et palun siis see sealt ära võtta, et see nagu ei olnud osa plaanist või nii. Ja nüüd selle võimendamisega, et tee siis nagu rohkem, ja see võib-olla ka läheb natukene sinna tehisaru sellesse mängulisse osasse, et kui me näiteks ütleksime, et tee mulle pilte eestlasest, kes armastab jalgpalli, võt siis tehisaru teeb midagi sellist näiteks. Ja jällegi siin on näha, et lipul näiteks lipuvart ei ole, et lipp lihtsalt lehvib õhus. Me muidugi saame aru sellest, et see on vale ka sellepärast, et ma ei tea, kas te tihti näete eestlast, kes nüüd nii palju naeratab, ma ei tea, võib-olla. Aga me saame siis öelda, et tee siis nüüd see eestlane selliseks, et ta armastab seda jalgpalli ikkagi nagu tõsiselt, et ta on ikka tõsine fänn. Et siis me saame näiteks midagi sellist, et tee see eestlane veel rohkem jalgpalli armastavaks ja lisa siis mingisuguseid selliseid rahvuslikke elemente ka. Ja tegelikult siin me näemegi seda, et kui me ei ole oma selles tekstis, mida me tehisarule kirjutame selle pildi tegemiseks, kui me oleme täpsed, siis tehisaru täidabki need lüngad ise ära. Et meie ütleme rahvuslikud elemendid ja siis tehisaru arvab, et need valged tuvilaadsed linnud teevad selle asja kuidagi rahvuslikumaks. Või siis näiteks, et veel rohkem lippe ja mingil põhjusel on Raekoja platsi laadne hoone või tähendab Raekoja laadne hoone pandud sinna taustale, et see on siis see, mis tehisaru meelest on nagu rohkem rahvuslik. Aga me saame ka siin öelda, et keerame vinti veel rohkem juurde. Et muuda see nüüd lausa selliseks eepiliseks ja lisa neid rahvuslikke elemente veel juurde. Tee veel rohkem.
ja siis tehisaru teeb oma parima, et sellele soovile meele järgi olla ja noh, kas see siis nüüd, kui meie eesmärk ongi midagi sellist hästi üle võlli saada kätte, siis iseenesest on ju täitsa kena. Noh, ja kui me palume tal minna täitsa kosmiliseks, siis me saame midagi sellist. Ehk siis jah, alati tehisarule saab öelda, et tee midagi nagu ülivõrdes, aga kui me ei ole spetsiifilised oma soovides, siis ta lihtsalt teeb oma parima pakkumise. Nii. Ja miks on siis see kolmes osas sisendi kirjutamine veel oluline? No, selle tegelik väärtus vähemalt minu jaoks peitub selles, et sellisel juhul me saame üht nendest kolmest muuta, aga teised jätta samaks. Näiteks, kui meil on siis selline objekt, et me tahame teha rebast. Armast, kikis kõrvadega, naeratavat. Ja me kirjeldame selle objekti ära, anname ka lisainfo, et me tahaksime, et see rebane oleks metsas, oleks ümbritsetud kuusepuudest, metsatee peal istuks ja siis siin-seal on võib-olla natukene mingit taimestikku. Ja me paneme paika ka selle, et see käsitsi joonistatud veidi lapselik stiil olekski midagi sellist, mis on sellises lasteaia või algklasside lugemisvaras. Kenasti kolmes osas kirjutame oma info lahti, palume tal tehisarul genereerida pildi ja vot siis saamegi sellise rebase. Ja nüüd oletame, et ma tahan teha selliseid pilte veel, aga ma tahaksin teha ka teiste loomadega. Siis mul ongi väga mugav võtta, et nii, objekt ei ole enam rebane, vaid nüüd on hoopis näiteks hunt või jänes või karu. Ja siis me saamegi seda objekti välja vahetada niimoodi, et ümbrus jääb kogu aeg samaks. Ja see on selles mõttes hästi hea, sellepärast, et kui meil ei oleks see lisainfo ja stiil ja objekt nagu eraldi lahti kirjutatud, siis tehisaru võib järgmises pildis kasutada hoopis mingisugust teistsugust stiili, sest ta ei teadnud, et meil oli mõte, et me tahame selle stiili samaks jätta. Ja noh, niimoodi saaks näiteks teha selliseid kaarte küll, millega lapsed näiteks õpiks loomi tundma. Muidugi, sellel on omad piirangud, et kui me nüüd tahaks minna väga juba selliseks liigi spetsiifiliseks, siis võib-olla see joonistatud stiil kõiki päris neid liigitunnuseid ei ole võimeline edasi andma. Aga kui me saame vahetada seda objekti, siis me tegelikult saame ju vahetada välja ka lisainfot või stiili. Ja kui me näiteks teeme siis pildi mehest, kes kõnnib sellisel heal hoogsal sammul ja lisainfoks paneme, et ta võiks liikuda ringi sellises, kiviaeg päris ei ole, aga selline võrdlemisi primitiivne aeg, et tsivilisatsiooni algusaeg, siis me saamegi siia sellise info panna ja öelda, et stiil on ka ikkagi selline käsitsi joonistatud ja selgelt eristatavad detailid ja võiks olla selline stiil, mis on sobilik siis õpikusse. Ja nüüd me mitte objekti ei vaheta välja ega stiili, vaid hoopis lisainfo. Ja siis me saame teha selliseid pilte, et see mees on ikkagi täpselt samasugune, aga lihtsalt kui enne oli see pronksi või rauaaeg, siis nüüd me ütleme, et aga nüüd ta kõnnib hoopis keskaegsel linnatänaval või siis hoopis sellisel Napoleoni aegsel 18. sajand näiteks Prantsusmaa tänaval näiteks võiks kõndida või siis tänapäeval. Ja siis meil on võimalik nii-öelda kujutada, et inimene justkui jääb nagu samaks, aga ajastu tema ümber muutub. Ja huvitaval kombel, kusjuures siin esimesel pildil oli kirjas ka, et 2 inimest vaatavad meest eemalt. Siin on ka 2 inimest alles jäänud, aga
näiteks tänapäeval on ainult üks inimene ja ta ei vaata meest ja ta kõnnib muidu autoteel. Siit ka võib-olla natuke see õppetund, et tehisaru võib vahepeal panna inimese autoteele kõndima, et kui väikestele lastele näidata, siis ikka öelda, et autoteel tegelikult kõndida ei tohiks. Ja saame ka teha siis sellise variandi, et võtame objekti jällegi, kelleks on siis noor mees, istub pingil, raamatut, kirjeldame seda objekti, siis paneme seda lisainfot, et on 2 puud ja et pink asub pargis ning ma ei tea, võib-olla riietust, et selline hea lihtne hele särk. Ja stiili kohta siis ütleme, et ongi renessansilik stiil. Ja teinekord sellest võibki piisata, et ärge nüüd saage selles suhtes valesti aru, et alati on vaja meeletult palju teksti kirjutada, et alati võib katsetada ka sellise lühema sõnastusega. Ja siis me saame teha näiteks niimoodi, et me jätame objekti ja lisainfo samaks, et ikka on noor mees valge särgiga, loeb raamatut, et lisainfo on see, et 2 puud ja park, aga mis muutub, siis on selline kunstistiil, et meil esimene on renessanss, aga siis on jällegi selline impressionism ja siis palume teha kubistliku versiooni ja lõpuks siis selline koomiksi stiil või pop art. Nii, on nüüd natuke aega rääkinud, ma korra vaatan, kas kellelgi on siin vahepeal tekkinud ka mõni pakiline küsimus või pigem lähme edasi ja jätame küsimused lõppu. Tundub vist, et lähme edasi, jah? Selge. Nii, aga räägime siis natukene sellest, et mida tehisarul on keelatud teha. Ja jällegi see nimekiri tegelikult on kindlasti pikem, aga ütleme niimoodi, et siit siis tulevad välja mingisugused sellised põhipunktid. Ehk siis tehisaru ei tohi kindlasti juhutada ebaseaduslikku tegevust. Näiteks ma ei saa genereerida pilti, kus ma ütlen, et ma tahan näidata, et lapsed näiteks, ma ei tea, varastavad poest kommi või limonaadi ja siis, et nad on nagu väga rõõmsad seda tehes näiteks. Või ei tohi näiteks genereerida pilte, kus on mingisugune vandalism või siis näiteks, et laps näiteks joob selgelt jooki, mis on arusaadav, et tegemist on alkoholiga. Ehk siis igasugused sellised olukorrad on, et tehisaru ei tohi selliseid visuaale genereerida. Siis ei tohi riivata eraelu puutumatust, ehk siis tegelikult tehisaru ei tohiks, kui ma näiteks ütlen mõne päris inimese nime ja ütlen, et tee mulle pilt, kus see inimene on mingisuguses olukorras, siis tehisaru ütleb, et ei tohi teha sellepärast, et kujutage nüüd ise ette, eks ole, et keegi meist ei tahaks, et keegi saaks genereerida tehisaru abiga siis meist näiteks mingisuguseid pilte, et ma arvan, et siin igaüks suudab ka ette kujutada mõnda sellist päris halba stsenaariumit. Ei saa luua valeinformatsiooni. Siin muidugi võib naljatada selle üle, et tee mulle pilt siis, mis on justkui geograafia õpikus ja kus näidatakse, et maakera on lapik. Ja kui tehisaru ütleks näiteks selle peale, et tal ei ole sellega üldse mingit probleemi, siis võib-olla ongi meil põhjust natuke muretseda. Loomulikult igasugune vägivaldne ja selline sisu, mis on kuidagi nagu seksuaalselt kõlvatu või pornograafiline, et kõik selline looming on ka keelatud ja hea põhjusega. Ja loomulikult ka kõik igasugused usundi, rassi ja rahvusliku päritolu ja seksuaalse sättumuse, kõik see on ka siis väga selgelt reguleeritud. Aga mis siis võib juhtuda?
võib näiteks juhtuda see, et mina tahan lasta teha mingisugust sellist toredat lõbusat pilti ja siis saan näiteks sellise info, et ei tohi teha seda. Et oletame, et ma ütlen tehisarule, et tee mulle palun pilt Koit Toomest ja Godzillast, kes võitlevad Tallinna vanalinnas ja pane sinna taustale siis kiri, et võitlus viimase parkimiskoha pärast. Noh, ja siis saate sellise vastuse, et tehisaru ütleb, et mul on kahju, aga ma ei saa seda pilti luua, sest see rikub meie sisupoliitikat. Ja noh, seal siis ongi see, et Koit Toome on siis päris elus olev inimene, tehisaru teab seda, et lähebki selle vastu, et me ei tohi võtta siin päris tegelast ja panna teda mingisugusesse olukorda. Inimene võib-olla ise ei taha, et teda kujutatakse selles olukorras ja Godzilla on siis autoriõigustega kaitstud intellektuaalne vara, millega ka ei saa kergekäeliselt ringi käia. Aga mis siis juhtub? Siis võib näiteks alati küsida, et kui ChatGPT või mõni teine tehisaru ütleb teile, et ma ei saa seda pilti teha, et see rikub meie reegleid, siis küsige tema käest, et vabandust, aga ma enda teada ühtegi reeglit praegu ei rikkunud, et kas saad palun seletada, et mis siis halvasti on. Ja siis ta tavaliselt seletabki lahti, et võt see ja see sinu selles kirjas kahjuks ei sobi. Ja tavaliselt ta pakub siis ka välja mingisuguse variandi, et kui sa soovid, võin teha pildi ilma konkreetsete nimedeta. Et näiteks siis ta ütles siin ka, et Eesti mees roosas kampsunis võitlemas hiiglasliku koletisega Tallinna vanalinnas. Vot, siis me saime siis õigemini mina sain sellise tulemuse ja kui ma tahtsin teha siin mingisugust sellist karikatuuri, et kommenteerida siis liiklusolukorda Tallinnas, siis jah, ma ei saa võib-olla kasutada Koit Toome ja Godzilla otseseid nimesid, aga siin see siis näitabki seda, et kuidas tehisaru saab justkui teha midagi sarnast, aga niimoodi, et ta ei lähe vastuollu nende eeskirjadega. Noh, ja siis näiteks võin paluda, et tee sellest siis nüüd selline versioon, mis näeb välja nagu kampsunile kootud pilt. No, ma ei tea, kui ma vanalinnas elaks, siis ma võib-olla paneks sellise kampsuni selga küll. Nii. Ja tulles nüüd tagasi selle kaardimängu juurde, siis kui ma hakkasin esimesi katsetusi ise tegema, sest alati on mõistlik enne proovida, kui sa õpilastega midagi hakkad tegema. Ja siis esimene selline rahvaluulest või rahvapärimusest pärit olend, kellest ma tahtsin visuaali teha, oli koerakoonlane. Koerakoonlane Lõuna-Eestis tuntud kui peninukk on siis selline inimese keha ja koera peaga üleloomulik olend, kes muidu elab kusagil maailma serval ja tavaliselt ta hakkab liikuma ringi siis, kui on näiteks mingid sõjad või näljahädad või muud sellised rasked ajad. Ja põhjus miks on see, et ma ei ole kunagi koerakoonlasest väga head pilti näinud kusagil. Et ma olen teda siin-seal kohanud ja on meelde jäänud, aga ju siis ükski kunstnik pole väga soovinud seda olendit siis kujutada. Ja minu meelest väga põnev olend. Ja siis ma kirjutasingi tehisarule, et tee mulle visuaal koerakoonlasest. Koerakoonlane on siis inimese keha ja koera peaga üleloomulik olend Eesti mütoloogiast. No vot, ja sellised siis need koerakoonlased tehisaru meelest olid. Ja nüüd, toona ma veel seda objekt ja lisainfo ja visuaalne stiil ei kasutanud ja siis tulemus oligi selline. Pole ju midagi siin tehisarule ette heita. Ma tahtsin inimese keha ja koera peaga inimest ja täpselt selle ta mulle andis. Ma ei olnud ka täpne selles suhtes, et missuguse koera peaga inimene peaks olema. Ja siis ma saingi enam-vähem see moment aru, et seda sisendit tuleb tehisarule kirjutada rohkema struktuuri ja kõvasti suurema detailsusega.
Järgmine katse läks juba oluliselt paremini. Siis kirjutasin seal, et koerakoonlane siis on selline hirmus olend Eesti rahvaluulest ja mütoloogiast, inimese keha, koera pea. Täpsustasin, et tegemist on siis pigem sellise saksa lambakoera või rahvakeeli hundikoera peaga, mitte mingi mops või retriiver või midagi sellist. Ja ikkagi pigem selline hirmus olend, kes öösel ringi liigub. Ja kuna ma teadsin seda, et koerakoonlane on siis pigem selline olend, kes liigub ringi, kui on mingisugune kriis või et sõja ajal näiteks, et siis teda ümbritsev keskkond peaks ka seda peegeldama, et siis kas kokku varisenud majad või põlevad majad, et selline laastamise ja sõjategevus peaks siis seal taustal kajastuma. Ja stiil olekski siis rahvusromantiline, et kõik see värvigamma ja müstiline atmosfäär ja siin ma mõtlesin, et proovin kirjutada siis kõike, mis enam-vähem selle stiiliga seostuda võiks. Ja ütleme niimoodi, et tulemused juba on oluliselt paremad kui võrreldes nüüd eelmistega. Siin mul tekkis juba see probleem, et ma ei olnud isegi päris kindel, et milline mulle kõige rohkem meeldib, et kõik on nagu ägedad. Ja siis järgmine tegelane rahvapärimusest oli loomulikult Kalevipoeg, keda ma tahtsin teha. Nüüd erinevalt koerakoonlasest Kalevipoega on siis mitmed kunstnikud kujutanud ja väga erinevalt ja loomulikult ka väga ilusalt. Aga Kalevipojaga nüüd tekkis natuke teistsugune probleem. Et kui koerakoonlase puhul piisas sellest välimusest täitsa, et kirjeldada siis, et saada aru, et kellega tegemist on, siis Kalevipoja puhul see tegelikult nii lihtne pole. Kui me kirjeldame Kalevipoega puhtalt välimuse järgi, siis mis me temast teame? Me teame, et ta on selline suur ja tugev mees. Ja mis seal siis välimuse juures nüüd veel on sellist, mis inimestele kohe nagu oleks, vot see on Kalevipoeg siis. Ja siis lisainfos saabki kujutada või kirjutada seda, et me tahame Kalevipoega kujutada siis selles olukorras, kus ta Peipsist tuleb ja tal on see lauakoorem selja peal. Ning siis kõik kohe vaatavad, et see ei ole mingi suvaline musklimees, kes seal vees plätserdab, vaid ikkagi see on meie oma Kalevipoeg, kes siis Peipsi tagant laudu toob. Ja jällegi siis stiil selline rahvusromantiline ja et peaks siis esile tulema selline suurus ja jõud ja jällegi selline Eesti loodus ja folkloori ühendus peaks olema olemas. Ja nüüd alati, kui te teete selle pika ja põhjaliku kirjelduse ära ja saate mingisuguse tulemuse, millega te olete enam-vähem rahul, aga võib-olla tunnete, et midagi on nagu natuke puudu, siis on täiesti okei teinekord täpselt selle sama sisendi põhjal öelda, et see pilt on väga hea, aga tee mulle mõni veel. Eesti Tehisaru teebki väga kenasti pilte juurde ja siin siis ka täpselt selle sama sisendiga lasin tal paar pilti veel genereerida. Aga siin muidugi tekkis kohe üks suur probleem. Minu vasakpoolsel pildil siis on Kalevipoel 3 kätt ja olgu see Kalevipoeg nii kõva vend, kui ta oli, aga hakkama ta pidi ikkagi saama 2 käega. Ja siin teisel pildil, ma ei tea, minu meelest see samm on natukene liiga kerge ja voolav, et see ei kajasta nagu päris korralikult seda Kalevipoega peamist olemust. Ehk siis need katsetused ei tulnud nagu päris sellised nagu vaja. Siis lasin 2 tükki veel teha ja vaat siin nüüd on näha seda, et mõnikord tehisaru omavoliliselt otsustab, et see pilt peaks olema kuidagi niimoodi, et see pilt on laual ja siis see pilt nagu on eemalt vaates. Mina tal seda kindlasti teha ei palunud, aga 2 siis sellist tulemust veel, aga need ka ei sobinud sellel lihtsal põhjusel, et
mõlemal pildil on ikkagi taustal kujutatud mägesid, mida meil siin Eestis ikkagi väga leida ei ole. Et see ei lähe kokku ja kui nüüd olla täpne, siis tegelikult lisainfo puhul ma ei öelnud ka, et mägesid ei tohi olla. Et vot võib-olla oleks pidanud olema selles suhtes täpsem, et ärme palun mägesid kujuta, piirdume metsaga. Siin on siis veel kaks näidet tehtud kaartidest ja ma ütlen ka siis kohe selle ära, et tehisarus me õpilastega tegime siis pilte ikkagi ainult seda pildi osa, et kõik see seal kõrval olev muster ja teksti osa sai lisatud Canva keskkonnas. Seal on lihtsalt oluliselt lihtsam sellega opereerida. Nii. Ja nüüd on siis nii-öelda praktiline osa, kohe saab küsimusi ka küsida, kui neid on, et igaüks siis võib ka mõelda, et kas on mõnda õppematerjali või sellist õppeaine sisu, mida oleks õpilastel hea omandada, kui see panna selliste memoriinikaartide peale, et see võib ajaloos olla näiteks mingisugused ajaloosündmused näiteks, kus siis õpilane peab rääkima, et näiteks, et Ümera lahing, et kes seal siis võitlesid omavahel ja kes võitis ja mis ajastus see võib-olla toimus või bioloogias näiteks, et missugused need mullakihid on ja missugused juured või et kas selline pilt üldse, teinekord võib muidugi ka selle, et tehisaru midagi valesti teeb, võib just esitada siis niimoodi, et kas see, mis sa siin pildil näed, on bioloogiliselt võimalik näiteks ja siis testida niipidi, et kas õpilane saab aru, et tegelikult niimoodi see juur ikkagi päris joosta ei saa. Ja miks mitte ka matemaatikas, et mingisuguseid valemeid või ruumala arvutamised, aga siinkohal loomulikult juba igaüks teab ise paremini, kuidas oma aine seda õppisisu, missuguseid visuaale seal tarvis oleks. Nii. See on siis minu poolt enam-vähem nagu kõik, et kas kellelgi on mingeid küsimusi? Nii. Kuulan. Annika? Ja, väga hea küsimus. Kõikidel Tallinna koolidel ja lasteaedadel peaks olema ligipääs Microsofti Copiloti tehisarule, millega on ühendatud siis ka see TAL-i pildigeneraator, mis on väga hea. Aga põhimõtteliselt minu soovitus oleks see, et kui see Copilot peaks osutuma mitte sobivaks, siis võib endale ka ChatGPT-sse näiteks teha kasutaja. Google'is on Gemini, mida võib kasutada. Et mis ma olen tähele pannud on see, et mingil hetkel näiteks Google'i Geminis oli väga hea teha, tegi väga kenasti pilte ja siis oli mingi periood, kus ta seal nagu üldse ei tahtnud pilte teha. Et pigem ma soovitaks siis, et alustage sellest Copilotist, millele teil siis Tallinna töötajatena peaks olema ligipääs olema või kui siin on nüüd ka Tallinnast väljaspoolt, siis ma nüüd teie koht seal ma ei oska öelda, aga et kui ühes nagu ei lähe, siis tasub alati proovida mingisugust teist mudelit. Et see, kuna pildi genereerimine kogu aeg on uuenduses ja see nõuab ka tegelikult ikkagi mingil määral ressurssi, siis võibki olla niimoodi, et võib-olla vahepeal üks mudel on nagu kitsim sellega kui teine mudel. Ma loodan, et sellest on siis nagu abi, et kõikjal on mõistlik katsetada ja siis vaadata, et kus endale rohkem nii-öelda paremini läheb. Nii, kas kellelgi äkki midagi veel?
mul on hea meel, kui põnev oli. Aga selge, kui tõesti kellelgi rohkem midagi küsida ei ole, siis ma loodan, et teil oli tore, minul igal juhul oli ja siis ilusat päeva jätku teile. Nägemist!